Taavet 34. laulus ütleb: Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appi hüüdmise poole. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Soovime üksteisele rohkeid Jumala õnnistusi. On hea meel olla Jumala kojas. Ja laulame ühiselt Jumalale tänu laulu. Laul number 14. Kõik me Issandat nüüd kiitke ja tõuseme, et seda laulu laulda. Võtame istet ja laulame laulu 30.
Eile oli selline olukord, et mu abikaasa ütles, et ta teeb poistega väikese väljasõidu ja et minul on siis mõned tunnid vaba aega, et tee siis seda, mis sa tahad. Ja ma mõtlesin, et kuidas nüüd neid tunde kasutada. Alguses mõtlesin, et nagu unevõlg on, et viskaks pikali, jääks magama. Aga siis ma mõtlesin, et kuidagi, kui ma siis üles tõusen, siis mul on kuidagi kurb meel, et ma olen selle aja nagu maha maganud. Ma ei hakka pikemalt rääkima, mis ma tegin, aga kui me täna oleme Jumala kojas, siis ärme maha magada seda võimalust, seda aega, mis meie käes on. Anname endast parima nii palju, kui taevaisa meile oskust ja võimalusi ja mõistust on andnud. Me kõigega, mis meil on, võiksime Jumalat kummardada ja tänada. Alguspalvesse võtame kaasa täna 3 aastapäeva kogudust. Need on kristlik kogukond Ülemistes, Kuressaare Sioni kogudus, kes peab oma 125. aastapäeva ja Tartu International Fellowship kogudus. Palvetame ka meie koguduse Karjase Eenoki, tema abikaasa ja teiste eest, kes on täna Moostes kaasa teenimas. Eelmisel pühapäeval me olime rõõmsad, et Mooste koguduse pastor Ermo Jürma oli meie keskel. Täna siis on vastukülaskäik. Ja palvetame ka venna Tõnu Veebeli tervise pärast. Tema oleks pidanud täna siin meie ees alguspalvet tegema, aga tõuseme ja ma loen 34. laulu. Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus. Issandast kiitleb mu hing, viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi. Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgeile ei tule kunagi häbi. Siin see armetu hüüdis ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest. Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. Maitske ja vaadake, et Issand on hea, õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Kartke Issandat teie, tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust. Noored lõvidki väsivad ja on näljas, aga kes Issandat otsivad, neil ei puudu mingit head. Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust. Kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appi hüüdmise poole. Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus. Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja. Ta hoiab kõiki tema luid liikmeid, ükski neist ei murdu. Kurjus surmab õela ja need, kes vihkavad õiget, mõistetakse süüdi. Issand lunastab oma sulaste hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki, kes tema juures pelgupaika otsib. Me jääme palvesse. Isa taevas, me südamest täname sind uue pühapäeva eest, uue võimaluse eest sind tänada üheskoos. Me oleme teinud oma palveid, oma ülistust, oma piiblilugemust üksinda kodudes, aga täna on see võimalus, kus me üheskoos oleme sinu palges. Me täname sind selle võimaluse eest. Me täname, et veel on rahuaeg, armuaeg.
issand, kõneta meid, see on meie palve, et me südamed oleksid avatud, et me maha ei magaks neid võimalusi, neid hetki, mis sa meile täna kingid. Kingi selleks meile, issand, tark süda. Tänu, et me võime tulla eestpalvekogudustega, keda oleme nimetanud, õnnista neid ka eriliselt nende pidupäeval, koguduse aastapäeval. Luba, et evangeelium nendes paikades võiks head vilja kanda, kinnita kõiki töötegijaid, kaaspalvetajaid. Issand, tänu, et võime siia ritta palves tuua ka Mooste koguduse seal kaugel Kagu-Eestis. Õnnista Ermot ja kogu seda koguduse peret ja õnnista ka neid, kes täna on läinud sinna kaasa teenima ja head sõnumit ja tervitusi viima. Issand, me toome palves ka venna Tõnu sinu ette ja me palume ka, nii nagu me lugesime, et sina hoiad kõiki meie luid liikmeid. Kinnita venna luid liikmeid ka, kui need häda teevad. Issand, halasta kingi armu. Me täname sind, et sinu käest tuleb kõik hea. Nii nagu me lugesime, et tulge ja maitske, et issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Me tahame täna sinu lähedal olla ja me usume, et sina saad siis meid õnnistada. Tänu sulle. Aamen. Laulame ühiselt lastelaulu. Ma olen väike Karjane ja kes täna pühapäevakoolis on, äkki te tulete siia üles, lapsed, juba praegu, laulu ajal, koos õpetajaga. kui palju Jumal meid armastab. Tõesti. Suurtega me jätkame Abrahami teemal ja täna me räägime sellest, kuidas Jumal pidas oma lubadust, mis ta Abrahamile andis. Nii et ka põhimõtteliselt ikkagi Jumala suurest armastusest. Tore. Tõuseme palvele ja palume õnnistust lastele. Isa taevas, me oleme sinu ees kõik väiksed ja vajame sinu armu ja õnnistust ja sinu puudutust ja sinu kõnetust. Me palume ka, et lapsed ja natuke suuremad, kes kogunevad, et kuulda sinu sõna, et see puudutaks neid, et nad kogeksid, et sina armastad neid, et sina kõnetad neid ja et sinul on hea plaan nende elude jaoks, mis on suuna ja juhi ja varja meie armsaid lapsi. Tänu sulle. Aamen. Tere, armas kogudus. Joel ütles mulle, et ma võin midagi jagada, kui on südames. Nüüd ma natukene räägin, mis südames on, kuigi alati, kui ma midagi pean rääkima, siis ma tunnen natukene pabinat sees.
et ma pigem laulan, kui räägin ühesõnaga, aga kui Jumal paneb midagi südamesse, siis tuleb ju rääkida. Eile õhtul, kui lapsed juba magasid, siis panin telekas TV7 kanali peale ja sealt tuli üks väga hea saade. 10 küsimust, mida kristlased esitavad. Võib-olla mõni teist on seda vaadanud, jälginud. Igatahes mina nägin esimest korda ja selles saates räägiti, et miks on kiusatused meie elus. Ühesõnaga, ma ei mäleta täpselt sõnastust, aga kiusatused olid teemaks. Ja seal rääkis üks väärikas eas meesterahvas Ameerikast ja ma jäin täitsa huviga kuulama, et siis ta rääkis väga hästi konkreetselt ja piiblikirjakohtadele toetudes, et ta rääkis seda, et Jumal tahab, et me muutuksime Jeesuse sarnasemaks. Me kõik teame seda. Ja samas meie seast võib-olla, ma isegi küsin, et miks kiusatused on meie elus, et miks Jumal nagu laseb sellel tulla. Aga see mees rääkis väga hästi, et need kiusatused tegelikult kannavad meid elu lõpuni, need ei kao kuskile. Ja Jumal ei lase meil kanda rohkem, kui me jaksame. Seda me oleme ka kuulnud, piiblit lugedes lugenud ja teame seda, eks. Ja ta tõi selle sama võrdluse, kus me oleme lugenud ja kuulnud, et Jeesus on kõrbes, saatan kiusab teda ja Jeesusel on see vaimulik varustus. Ta vastab kuradile nende kirjakohtadega. Ja kuulan ja kõik ju teame, tunneme, aga ta ütles seda, et need 3 suurt asja, mis viivad meid kiiresti kiusatusse, ongi hoorus, siis on uhkus ja ebajumala kummardamine. Ja ta ütles nii hea lause, et ära lase ennast juba sinna kiusatuse teele, vaid palveta, et sa ei läheks sinna nii, nagu meie isa palveski on. Me loeme, et ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. See on kõik nii loogiline, aga oli hea nagu kuulata, et võib-olla mõni sõber, kes veel Jumalat hästi ei tunne, et vahel ma mõtlen, et kuidas jagada või rääkida. Et tegelikult see tõde on nii lihtne ja samas, kui meil on see kiusatus, meil igal ühel on omad nõrkused. Mina tunnen kiusatusi, me kõik, et need ei lähe, ei vii meid kuskile. Tähendab, ei jäta meid nagu elu lõpuni, et Jumal laseb selle süntida, aga meie teeme selle valiku. Ja meie saame juba eelnevalt palvetada, et Jumal ära saada meid üldse kiusatusse, hoia meid sellest eemale. Et me saaksime olla puhtamad, me saaksime olla Jumalale lähemal, me saaksime olla rohkem Jeesuse sarnased. Sest me ei saa olla täiuslikud, sest me ju eksime, me oleme inimesed. Aga see kiusatuse teema, ma leian, et on väga tähtis. Et võtta seda mõistusega ja juba ennetada, et me oleksime vaimulikult tugevad, meil oleks saatanale valmis see sõna, millega teda eemal hoida ja teadlik meel, sest kui me oleme Jumala lapsed, siis me oleme vaimulikus võitluses. Me ei ole lihtsalt kristlased, et tuleme pühapäeval kirikusse, ainult täname Jumalat, et me oleme iga päev selles võitluses, meil igal ühel on omad võitlused, mida võidelda. Ja ma soovin teile, et Jumal annaks teile oma rahu teie võitlustes, kindlat meelt hoiduda kiusatustest eemale, et olenemata meie vanusest need kiusatused ikkagi jäävad. Aga nüüd võtame aega ülistuseks ja tänuks, et me oleme tulnud täna Jumala kotta ja et üksteist üles ehitada, aga et ka tänada Jumalat. Mikoja
Sing
Immanuel,
täna õhtul on võimalus taas kella 5 peale lõunat tulla ühisesse osadusse ja siis on ootamas meid juba nagu tuntud teated. Kolmapäeval on piiblitund kella 6, neljapäeval väärikad saavad kokku kell 11 ja reedel on palve õhtu kell 5 ja siis noored kogunevad kella 6. Järgmisel pühapäeval kell 10 ja kell 17 on jumalateenistused siin ruumis. Need on meie teated. Nüüd on meil võimalus üheskoos panna kokku kaasa toodud ohvriand ja laulame ühiselt laulu 390 ja toome oma tänuohvri. issand Jeesus, sina oled toonud kõige suurema ohvri. Aga siin on meie and, mida me oleme toonud raha kujul, raha näol. Issand, õnnista seda ohvrit. Aga sa näed, et meie ohvri toomine ei ole mitte ainult see materiaalne, vaid nii nagu see laul on väljendanud, kõik, mis meil on, kogu meie elu. Issand, luba, et see võiks ka olla sinu altarile toodud, selleks, et sina saaksid seda kasutada ja et sinu nimi saaks austatud. Issand, aita meid iseendid ka ohvriks tuua sulle. Aamen.
Armu ja rahu meile kõigile me issandalt Jeesuselt, Kristuselt. Andke andeks, kui mu hääl ei ole enam nii kandev, et kui sa ei räägi pidevalt, siis see vajub vaikselt ära. Et ka koolis ei ole mul praegu olnud tunde, et 2 kuud ja nüüd hakkavad jälle, siis klassiruumis tekib niisugune teatud kõva hääl, et inimesed kõik kuni lõpuni kuulevad. Et ma vaatasin pärast suvevaheaega, kui tulime õppenõukogus kokku ja seal keegi õpetajatest tegi eelmise aasta aruande, et siis ma imestasin, et see hääl vajus niimoodi, et lõpuks ma vaevalt kuulsin. Aga siis, nii et kui minuga midagi niimoodi juhtub, siis andestage. Aga enne kui ma evangeeliumi jagan, mitmed on küsinud mu käest, et et sa oled pensionär, et mis sa nüüd teed, et millega sa tegeled. Et hea küsimus. Ma lihtsalt nii palju ütlen, et nagu kõik pensionärid võime öelda, et kuidagi aeg läheb kiiresti, et ei saa aru, kuidas päev lendab päeva järel. Aga teine asi on siiski see, et mul on kõigepealt hea meel, et meil on väga tubli pastor, kes meid teenib siin ja selles mõttes nagu süda on nagu rahul, et ei ole muretseda teie pärast ega koguduse pärast. Nagu juba ütlesin, koolis seal mõned kursused veel annan nii palju, kui aeg on. Koolipsühholoog juba küsis, et kui kaua sina planeerid siin olla. Ta ise on 64, ta ütles, et ma 1 aasta veel olen. Ma ütlesin, kui Jumal annab seda mõistust ikka veel ja tervist, et võib-olla ma 75-ni pean vastu. Aga see ei ole meie käes. Aga see, mis Jumal on nagu südamele pannud siin koroona ajal, kui ma tegin koolis neid videokohtumisi õpilastega, et siis korraga Jumal andis selle mõtte, et sa ju istud siin oma laua taga, teed tööd ja kaamerad ees, aga et sa võiksid teha seda ju ka Jumala rahvale üldse nagu evangeeliumi kuulutamiseks. Ja nii ma hakkasin tegema ja 3 korda nädalas teen oma postitusi, kes arvutit kasutavad, siis YouTube'is on nad üleval, aga kes ei kasuta, siis nüüd sellest pühapäevast alates, aga see on juba olnud varem, et täna on siin kõlanud TV7 läbi, et TV7 poole 6 ajal on see 10-minutine pühapäevane evangeeliumi mõtisklus alati olemas. Et nad natukene on seda kujundanud seal, et nüüd see tekst, mis ma loen, tuleb seal kohe ekraanile, et siin ma räägin täna pikemalt, aga seal on 10 minutit iga pühapäev. Tänane evangeelium viib meid palvekotta või pühakotta palvetajate keskele ja see on Luuka evangeeliumi 18. peatükk 9-14 salm. Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. 2 inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi, oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun 2 korda nädalas, annan 10 kõigest,
mis ma saan. Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine, sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. See on Jumala sõna. Jeesuse õpilasi nagu meidki huvitas küsimus, millal ja kuidas tuleb Jumala riik. Me elame ka niisugusel äreval ajal, seda pole mõtet kirjeldada siit, sest see on iga päev meie teleri ekraanidel, see ärevus. Ja siis sellistel aegadel ikka kuidagi teravneb see tunne ka, et äkki nüüd kohe tuleb see lõpp ja Kristus tuleb ja siis tuleb, sellega kaasneb alati ka suur hulk prohveteid, kes siis seda räägivad ja ette kuulutavad. Ja jüngrid ka siis 2000 aastat tagasi, neid huvitas see küsimus, et millal tuleb Jumala riik. Aga Jeesus oli juhtinud nende tähelepanu sellele, et Jumala riik ei tule tähelepanu äratades. Jumala riik on seestpidi teie sees. Seestpidi teie sees. No kus siis selliseid inimesi otsida, kelle sees on Jumala riik seespidi? Et välispidi, neid, kes välispidi, kui me paneksime kõik omale, teeme niisuguse kõva korra, et mingi kindel riietus ja käime tänava peal ringi, siis kõik tunnevad ära, need on kristlased. Neid katseid on ka tehtud, aga sellest pole suurt välja tulnud midagi. Aga seespidi teie sees, kus neid otsida? No kus siis mitte mujalt kui Jumala kojast, palvekojast. Ja tahtmatult koos sellega on ka see küsimus, et kas minu sees on ka tükikenegi seda Jumala riiki. Milline suhe mul Jumalaga on? Ja võt, Jeesus räägibki nüüd sellel foonil selle tähendamissõna, millest me kuulsime. Ja ta ütleb siin ju nii selgelt alguses mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged. Ja panid teisi ja millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. Et ikka meie hulgas ka siin paratamatult on neid, kes me tunneme, et mingis asjas meil on ikka õigus. Ja peab ütlema, et mida vanemaks sa saad, seda kõvemaks see tunne läheb. Ja ma saan täitsa aru, oli täna siin abielusuhetest juttu ja kõik, et mingil hetkel see õigus lööb välja ka. Et aastate kogemus õpetab meid seda natukene nagu tagasi hoidma. Aga see võib ka juhtuda, et vanadusega pidurid lähevad pealt ära ja siis oled nii õige, et õigemat enam ei saagi. Et ma vaatan seda ka enesekriitiliselt. Ja nüüd siin on ju kõik on nagu need kaks, keda Jeesus meie ette paneb, on ju tulnud siia templisse ühel eesmärgil, et tulla kõigepealt templisse. Mõlemad tahavad palvetada. Kus siis mujal palvetada? Ikka templis. Kuigi Jeesus räägib ka mäejutlus, et võiks olla kodus ka üks väike kambrikene, kus sa palvetad. Ja mõlemad ootavad ka teatud õigeks mõistu või teatud niisugust kogemust Jumalast. Et nagu saada kinnitust, et
käisin mitte ilmaasjata. Ja jutt on siis variserist ja tölnerist. See on nüüd huvitav asi, et need positsioonid on aja jooksul ja võib-olla ka Jeesuse tähendamissõna ja selle tähendamissõna ja ka teiste hoiakute kaudu muutunud läbi ajaloo. Et Jeesuse ajal variserid olid auväärsed inimesed. Vagad inimesed, korralikud inimesed, Jumala seadust täitsid maksimaalselt, kohe ka kuuleme ja juba kuulsime, kuidas variser ennast väljendas. Ja Jeesuse ajal see tölner või tolliametnik oli selline vastik reetur, kuna ta teenis ka Rooma võimu, siis ta oli teatud mõttes täiesti nagu reetur ja tänases mõistes globalist, et kes ei kõlba kuskile. Täna on asjad vastupidi. Tolliametnik on lugupeetud riigiametnik. On hea, kui sa temaga hästi läbi saad, üldse maksuametiga on sul head suhted, kõik maksud on makstud ja sinna majja sul asja ei ole. Aga igal juhul lugupeetud ametnik, aga variser on muutunud sõimusõnaks, et keegi meist ei taha variser olla. Et kui variserid iseloomustada, siis Saksamaal, ma ei tea, mina siin ei ole näinud, aga Saksamaal on üks selline cappuccino kohvi, mille nimetus on variser. See cappuccino kohvi. Ja see variserlus siis seisab selles, et kõigepealt on kohvi ja kohvi sisse on pandud siis viskit või konjakit, alkoholi, ja selle kohvi peal on ilus vahukoore torn. Sellel see ei ole ainult ilu pärast, vaid see hoiab ka, et seda lõhna ei levi. Nii et tõeline variserlik joodik on see, kes siis seda kohvi joob. Aga selle cappuccino kohvi nimetus on variser. See natuke annab seda tunnet, mis see variserlus siis on. Et see väline on näiv, aga sisu on hoopis midagi muud. Vaatame seda sündmust siis või kirjeldust, mille Jeesus siin esitab lähemalt. Ja me sattume sellesse situatsiooni väga kiiresti. Et kui me tavaliselt kohtume inimestega, mis me ütleme, et küsime, et kuidas sul läheb? Kui me väga vagad inimesed ei ole, siis me ütleme, et hästi. Ei taha pikalt rääkida hästi. Aga kui me oleme nagu siin palvemajas või kuskil vagade seltskonnas, siis ütleksime nii, et Jumal tänatud hästi. Jumal tänatud, minul läheb hästi. Minuga on kõik korras. Aga see taust on ju kergelt tulema, aga teistega ei ole ehk nii hästi ja nii korras. Ja mõttes võib ju kohe selle võrdluse üles kerida. Aga variser siin siis palvetab, see tubli inimene, palvetab, Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, kõik need teised. Röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun 2 korda nädalas, annan 10 kõigest, mis ma saan. Olgu öeldud, et juutidel oli ette nähtud 1 palveaeg aastas. See oli suure lepituspäeva eel, 7 päeva ja üldiselt arvatakse nii, et
paastuti nii, nagu mohameedlased tänapäeval paastuvad, et päikse tõusust kuni päikse loojakuni ja öösel võis siis toitu võtta ja nagu mitte ka väga palju, aga ikkagi toituti, kuni siis paastuaeg lõppes tavaliselt suurte pidustustega. Aga siin see variser ütleb, et 2 korda nädalas tema paastub. Et see oli nagu eriti püüdlik, väga rahvuslik seltskond, kes seda joont hoidis. Olgu öeldud, ka kristlikust traditsioonist on 2 nädalapäeva, kus on paastu hoitud ja see on reede ja kolmapäev. Et me teame, Nõukogude ajast oli ka veel kalapäev, oli neljapäev, aga see ei ole seotud kuidagi usuasjaga. Aga kristlikus traditsioonis on jah, see niisugune kerge paast reede, sest see on issanda ristilöömise päev ja kolmapäev on ka teatud Jeesuse kannatustega ja selle kannatusnädalaga seotud päev. Ja nii, et teine asi, mille pärast ta eriliselt tänab, see variser, et ma annan 10 kõigest, mis ma saan. Võt meil ka vahest, kui hakkame 10 rääkima, siis tõuseb niisugune küsimus, et kas sa maksad 10 brutost või netopalgast. No üks on see, kus on maksud maha võetud, et see, mis sa reaalselt kätte saad, kas sa maksad sellest siis seda 10 või sellest numbrist, mis sul üldse palganumber on. Aga siin variser ütleb, et kõigest, mis ma saan, et ma ei aruta siin bruto, neto, ega minul lähevad ka need segamini kogu aeg, selleks peab olema raamatupidaja, et teada, et mis on mis. Aga ta ütleb lihtsalt maakeeles kõigest, väga püüdlik inimene. Aga kui seda tema palvet nagu lugeda, siis see nagu, ta ei räägi nagu Jumalaga, vaid siin on vähemalt 3 korda on mina. Et see on nagu üks iseenda ümber nagu tiirlemine, et võt, mina olen niisugune ja niisugune ja see asi ja siis on vihjeks need röövlid, need teised, need halvad ja lõpuks seal selja taga on veel see Tölner, keda ta on ka jõudnud märgata, et ilmselt on tal ka see, nagu vanasti, nüüd ma siin meie palvemajas ei ole näinud, et vanan inimesel endal tuleb niisugune, et uks teeb krüks, siis niisugune tahtmine on vaadata, et kes see täna tuli, eriti kui on vähe inimesi, siis et kes täna tuli, et kes need tublid on, kes kolmapäeval ka käivad. Ja selle kohta öeldi vanana, siis, et nina on ukselingi külge seotud. Et uks liigub, siis nina ka liigub. Võt, ilmselt ikkagi see variser on korra ikka selja taha vaadanud. Siin ta vaatab üles, aga selja taha vaadanud ja vaat see Tölner. Ja tegelikult see Tölner seaduse järgi üldse ei oleks tohtinud templisse tullagi. Tema oli oma ameti tõttu, ta oli roojane, ta oli põlatud, ta ei elanud seaduse järgi. Ja see on ka põhjus, miks on öeldud, ta seisis seal taamal, nii-öelda nagu eeshoovis või. Ja seal ta mõtles oma mõtteid. Aga variserile see sama asi, et ta vaatas ta tagasi ja nägi seda Tölnerit ja tänas veel, et ma selline ka ei ole. Et see on nüüd see võrdluse moment. Ma mõtlesin lapsepõlves, ma ei tea, kuidas meie oma lastele oleme nüüd siin õpetanud, et kui sa palvetad, siis pane käed kokku ja pane silmad kinni. 2 lihtsalt asja. Seal on üks
laste pühapäevakoolis on veel üks niisugune õpetus, et see on nagu ehitad omale väikse majakese, eks ole, käed kokku niimoodi ja siis silmad ka kinni ja oled seal sees, seal kambrikeses ja räägid oma Jumalaga. Aga kui ma kõigele selle sündmusele mõtlesin, siis ma mõtlesin, et see on üks väga suur tarkus, mis vanemad õpetasid. Et kui sa palvetad, ära ringi vahi ega võrdle ennast teistega. Ja käed hoia koos, et sa kellegi peale näpuga ei näita. Ma mäletan, kui me olime meil suur pere, iga 8 last, mõned olid juba välja lennanud, seal Valklas veel ja siin Pärnus ka, igal õhtul isa kogus kõik siis kokku ja kõik olime reas, pidime palvetama. Ennem pidime veel kõik andeks paluma kellele, kes oli liiga teinud. Sest suures peres igasugust asju kõik juhtub päeva jooksul. Et niimoodi ei saanud, riiuga ei saanud magama. Ikka tuli andeks paluda ja tuli palvetada. Ja võt see õpetus käis ka sinna juurde ikka, et ei tohi silmad kinni. Aga vaata, sina teed silmad lahti, vaatad, et teine väikse murgitseb nina ja üldse ei palveta. Et see laste hulgas kohe tuleb välja. Vanade inimeste juures ei tule nii väga. Et see on see küsimus, et kelle sees see Jumala riik on ja kelle sees ei ole, ta ikkagi siin selles loos, ega Jeesus seda ilma asjata ka ei rääkinud. See tuleb välja kuidagi. See variser oma uhkuses ja tölner, tal pole Jumalale mitte midagi ette näidata. Mis siis temast saab? Tema, kui üks on ise ennast täis, siis teine on ju täitsa tühi sisemiselt. Ta nagu midagi ei ole tal Jumala ette tuua. Ta ei tahta seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole. Et tema nüüd tundis ennast süüdlasena Jumala ja ka inimeste ees. Ja tema palve, õieti see ei olegi nagu mingi pikk palve, vaid see on ainult üks ohe. Oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Psalm 34, 19 ütleb Taavet, issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Et seesama siin meie alguslektsioonis ka täna kuulsime, et issand näeb ja alastab neile, kes on alandlikud ja kes on murtud südamelt. Kirikuisa Augustinus ütleb, ära otsi kõrget mäge, nagu oleks sa seal Jumalale lähemal. Kui sa tõused, tõmbub ta tagasi. Kui kummardud, siis kummardub ta sinu üle. Ja Jeesus ütleb siin lõpuks, ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine, sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Ma olen viimasel ajal tegelenud nagu ühe mõistatusega, see puudutab palve kuulmisi. Ja me jääme ka siin palvele ja palume mitme inimese eest ka, kellel on toodud siia eespalveid. Ja niisugune mõistatus minu jaoks, ja võib-olla seda ei olegi vaja, seda vastust üldse teada, parem on, kui kõik on Jumala käes. Et viimase paari aasta jooksul on 2-3 minu oma klassiõde või nende lapsed toonud eespalve soove
siia ka minule ja helistanud ja kas ei paluks ja et meie ema on niisuguses olukorras, ta on nüüd nii pikka aega juba koomas ja sealt arstid ütlevad, välja ei tule ja vaat sa näed nii suurt usku, et millega need lapsed tulevad oma ema pärast. Ja sa samal ajal tunned, et sinu enda, sa oled nagu Tölner, et sinu enda palvetes ei ole mingit jõudu ega väge, vaid see asi käib üle mõistuse lihtsalt, et siin, mis palvet siin üldse saab kuuldud. Ja läheb mõnda aega mööda ja tuleb tänusoov, mul neid telefonis on päris mitmeid, kohe tänu teile ja kogudusele, et on palvetatud ja ema on nüüd terve ja ema on kodus ja liigub ja kõik korras. Teine palvesoov, mäletate, siin oli üks verevähiga, üks 42-aastane minija, samuti klassiõde toob oma minija. Ma ei tunne teda, aga ikka nime teadsin. Kirjutasin kodus ka oma sedeli peale, panin riiuli külge, kus ma istun, et see nimi ikka käiks mul mõtetest ja palvetest läbi. Palvetasin, tuli sõnum paari kuu pärast. Kõik on korras, arstid on terveks kuulutanud, mingit muret enam ei ole. Vot sellised palvekuulmised. Ja samal ajal on teisi palveid, mida me siin palvetame inimeste pärast ja ei ole vastuseid. Tahtmatult küsid, et kas see on minus endasse viga või milles see on. Ega meil vist ei olegi vaja seda teada, sest see on Jumala saladus, et kellele ta vastab, kellele mitte, kuidas, mis on tema plaanid. Et see võrdlus, miks ma siin just sellest räägin, see võrdlus võib-olla ei olegi nii asjakohane. Jumala ees oleme kõik võrdsed. Ja on vahest hea, kui me ei vaata tagasi, kõrvale, silmad kinni ja võime käed koos. Et seda Jumala armu ja armastust, mis ei sõltu ei meie palve valjudusest, sellest välisest, võib-olla ka imidžist, mis on tekkinud nende palvetajate ümber, vaid see suur tegija meie nõtruse juures, nagu see Tölnerigi puhul, on Jumal, kes mõistab õigeks, kes vastab, kes annab aega, vaid ei vasta ka inimlikult meile. Aga siin oli veel üks, kui te loete, üks asi enne, kui ma lõpetan, mis ma tahan öelda, et kui te loete seda lugu natuke eespoolt, see on ikka see, et kes saab taevariiki, kes ei saa, kelle sees see on, kelle sees ei ole. Jeesus räägib 17. peatükis Luuka evangeeliumis. Sel samal ööl on 2 ühes voodis. Üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. 2 naist jahvatavad üheskoos. Üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. 2 meest on väljal, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Lapsepõlvest peale mul on kogu aeg see tunne, et see, kes vastu võetakse, see on hästi tubli poiss. Aga kui ma seda Pattuse, Tölneri ja Variseri lugu loen, kus ka on 2, ja see on järgneb sellele loole, siis mul on tunne, et äkki ja teoloogiliselt on see ka nii, tunded siin ei aita. See minu vagadusest ei sõltu, et mind vastu võetakse.
see mina. Lapsepõlves öeldi meile selle kohta, et see mina on see laua all ja saba on tal rõngas. Et midagi siukest oli. See mina, see ei kanna sinna välja, vaid see on Jumala arm ja armastus, mis meid kannab, hoolimata meie vigadest, meie puudulikkudest. Me oleme erinevad inimesed, meie geenid, ühel on tugevamad, teised on nõrgemad, ühe inimese tahe lapsepõlvest on hea, teine murdub tee peal ja üsna varakult ühest saab alkohoolik, teine on eluaeg, teda see teema ei puuduta. Jumal teab meie võitlusi. Mis on meist kellelegi see komistuskimi? Õde nimetas siin täna 3 asja. Ühele on üks asi, teise teine asi, aga olgu Jumal meile armuline. Tänu temale ja tema armule meie kord pääseme taevariiki. Me tõuseme palvele. Kõikväeline Jumal, siin me oleme. On sinu arm, et me üldse oleme siia jõudnud. See on sinu kutse olnud, sinu armastus, sinu poja lunastuse töö. Issand, ja paneme su ette palves vend Felixi. Sa näed, et kui ta on jälle intensiivi tagasi jõudnud ja see on nagu perele suur ehmatus, issand, mõtle terve pere peale, kinnita õde Sirjet ja kinnita lapsi selles palvevõitluses oma isa pärast ja isa ümber. Sündigu sinu tahtmine. Me oleme täna palunud vend Tõnu jala pärast ja tervendada. Kinnita vanaduse päevadel ikka tervist nii, et saaks liikuda, oma toimitusi teha, õnnistada lähedasi ja teda ennast. Ja sa tahad ka teisi, kes võitlevad oma ihuhädadega. Sinu armu me palume, tervist, et sinu plaanid meie eludes, meie lähedaste eludes võiksid täituda. Varja ja kaitsega meie maad ja rahvast. Issand, sa näed, kui suur rahvas on pea pimedas ja külmas ja võitleb oma võitlust, alasta nende peale. Mõtle kõigile, kes on leinas, ükskõik kummal pool rinnet, aga issand, mõtle ka meile, et me õigel ajal meelt parandaksime, rahu otsiksime ja rahu teeksime sinuga ja kaasinimestega. Issand, me usaldame endid sinu kätesse. Aamen. Jääme seisma ja laulame ühiselt. Armastus, ta ilmus minule.
meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja püha vaimu osadus olgu jäägu meie kõikidega, aamen.